sa veits krambis. Minu see kaadri osa friisis. Ma ootan, kui ta korda. Buffering. Jaa, aga nüüd, kui meie asi on bufferitud, siis tule tulemast tagasi Renmi mängule. Täpselt nagu harjutasime. Ning käes on osa numbriga Double digit. Ei. Single digit. 9 või? Jaa. Ja nagu eelmine kord räägitud, siis Kristjan lubas iga kord, iga numbri kohta mingi huvitava fakti tuua. Kuna on 9 osa, siis Märdil on 9 elu. Või tähendab Märdi tegelase. Märt on kass. No sa just ütlesid. Tore teada saada. Ei, sul on 9 elu. Kalevilt tähendab on 9 elu. Õige, health point on 9. Health point on 9. Ja see siin on Questi podcast. Jaa. Võrratu. Ei, me oleme ilmselgelt väga valmis selleks, mis juhtuma hakkab ning aitäh selle fakti eest. Taaskord endiselt sai üritada nagu see huvitavat poolt. Teemagrillid faktid. Jaa. Igastahes, kui ma valmis, mis? Ma tahtsin öelda, et ja kui ka sina tahad tulla kallis kuulaja siia, et saada, et Kristjan ütleks sulle midagi ilusat. Okei, Kristjan. Siis ainult 600 euro eest kuus. Siis ainult 600 euro eest kuus. Shameless plug! Muidugi! Oi, see on nii shameless. What the hell? Aga kas meil on Plagi. 600 eurot kuus. Me pakume Kästiga nüüd ka teenust, et sa võid tulla mängima. OnlyFacts. Muideks, ka teile info. On mis asja? Mis info? Sorry, ma ei kuulen. Et me pakume teenusena võimalust tulla siia samasse ruumi mängima. Süge teenus. Teed. Okei. See on tegelikult päris hea ruum. Ja see on hea ruum, aga 600 eurot kuus. Ei, nii kallis ei ole. On liiga vähe. See on siis, kui läbi minu. No, nemad teevad allapoole. 600 eurot kuus on siis, kui sa tuled siia mängima ja Kristjan annab neid fun fact'e nende numbritega, mis on lihtsalt facts, not fun. Aga Reigo, kuhu nad peavad minema, et nad saaksid informatsiooni selle võimaluse? Quest.ee kaldkriips tule mängima. Mangima. No võt. Või Quest.ee üleval on vist nupp tule mängima või niisugust asja. Veebilehel kuskil. Tule mangima. Me ei saa lubada, et Kristjan iga kord selleks kohal on. olemas puuõõs, kuhu saab minna mangima. Me ei saa lubada, et Kristjan kohal on, aga me pärast lindistame suga need laused sisse. Tere! Ma töötan Questis ja ma ei mõtle URL-e läbi. Ja tere inimesed, kes skippisid kogu selle reklaami osa. Me ei pane pahaks. Tegelikult paneme ikkagi. Midagi paneme pahaks. Like and subscribe, eks ole. See on esimene reklaam, kus ma olen osalenud. Ma ei suusa. Olen elu eest üritan vältida, vaata. Mina ei müü ennast kunagi. Ma olen Relmi reklaamis. Ja mul polnud repliiki. Varsti hakkame kõik Beliefi oma. Jaa. Healthy energy from Estonia. Kas kellegi on veel midagi müüa? Mul on 2 paari popki, mis seda võiks ära müüa. Ma teen ka podcasti Võhkerid. Otsi YouTube'ist. Nii veel midagi. Ma teen ka podcasti Improvert. See on Spotify's. See on 6 episoodi võib-olla. Mis sa teed? Midagi. Mängib Magicut. Tal on Twitch'is kanal, muidu lüüsmees tegelikult, ta streamib seal aeg-alt. Kuule, ma streamin seal harvemini, kui siin käin. Siin väga harva. Siis tuleb ennast kokku võtta. No ma tegelikult vahetan. Miks me minust räägime? Hakkame mängima. Härra DM. Jaa. Tehke väikene. Tuletage meelde, mis oli. Tulete ise. Montaažis on nii räigelt käeri juba. Kuuleme see, et ei ole. Uncut. Nice. Me oleme jah. Uncut. Nagu me kõik. Reigo meie. Okei. Igastahes eelmine kord, kui te mäletate, võib-olla ei mäleta, võiksite mäletada. See oli jaanuaris. See oli ära deitime nagu asja. Jaa, vabandust, jah. Okei, eelmine kord siis teie seltskond jõudis pärast pikemat merereisi Lusitiasse, kust ei ole pärit teod, vaid vägiteod. Mis asja? Väga hea. Okei.
ei, täna on siuke algus. See oli päris hea. See on see second hand cringe, mis ma teile inimesed vaatan, sa mingi I felt it, aga ta on juba kaasas, ta tahab edasi vaadata. Väga hea, lähme. See on üle igast tähes. Jõudsid meie seiklejad Volkenheimist lõpuks kohale Lusiitesse õhtu hämarases ning ees ootas siis natukene teistsugune linn, täis valgest kivist ja savist voolitud majasid, hooneid. Liiva kaetud tänavaid, tõenäoliselt päiksega saabuv kõrbekuumus on ka ootamas ning lisaks väikse detailina linna keskel siis nägite ka suurt hiiglaslikku lausa draakoni skeletti või siis võib-olla selles mingit skulptuuri. Kuidas üritada nagu jälgi veeta skulptuuri? Või ma ei tea, ega ma ei tea. Kivistunud draakoni skulptuuri. Jaa, aga olles siis jõudnud õhtu hämaruses maale, otsisid endale paiga, kus kohas öömaja veeta ning teid lõpuks suunati kohta nimega Tilk Liiva, kus kohal jõudes siis ootas teid ees natukene teistsugusem kõrts kui see, millega olete harjunud. Kõrts, mida pidas või peab ikka veel Tessa, üks Furbolg, kes tõenäoliselt peab ühte kõige paremat kõrtsu, kõige parema laoseisuga. Kes ei saa aru, vaadake eelmist osa või üle-eelmist. Igastahes leidsite endale lõpuks sealt ka öömaja, ööruumid, jõite kohalikku eripruuli Tessa tinktuuri, mis oli kange shot kui selline ning olles siis pärast pikka päeva taandunud oma tubadesse magama läinud, otsustas Tessa teid taaskord üles ajada, küll kontrollides, kas kõik on korras, kas majutuse kõik hästi, et pärast ikka jälpis jäetakse 5 tärni. Ma ei tea, mis jälp on. Aga tuli välja, et Tessal hoone nii-öelda kõige alumisel korrusel, laokorrusel on siis ootamas mõned külalised, kes nõuavad raha sisse, mida Tessa on talle võlgu. Või neile võlgu. Summaks 50 000 kuni 60 000 vaske, nagu ta teile ütles. Aga teie läksite alla nendega vestlema. Nemad pakkusid välja võimalust, et põletavad selle koha maha, kui raha ei maksta. Raha ei makstud ja algas kähplus, mille tulemusena raha sissenõudjad ei lahkunud elusalt. Kähmlus, me määrisime nüüd mööda põrandat laiali reaalselt. Kähmluse käigus. Jah, kõik juhtub. Oota, kas see üks, kes... ja ta kukkus ka, joostus ära. Mäletan küll. Ning jäime siis eelmine kord sinna seisu, kus mürelemine sai läbi ning Tessa ootas üleval oma nii-öelda kõrtsu leti ääres ülemise korrusel, siis väikse taldriku ja juustutükiga seltskonda tagasi ülesse. Ning sinna me eelmine kord jäime ja teate igastahes all keldris, pimedas keldris võrdlemisi koos kuskil 4 vähem elusa tegelasega. Nii, mis me teeme, magama või? Mul oleks mingit sidet vaja midagi. Vaata, kas mul on... Ma lähen üles tuppa, vaata, kas mul on mingit asja, mida ümber käe panna, mul on mingi asi seal. Ma eeldan, et minu 6 elupunkti kuskilt nagu sai mingi kati kuskilt. Ma katsun seda polsterdada. Mul on 8 elupunkti järel. Mul on 25-9. Mul vist hoian mingid organit juba käes selle loogika alusel. Ma hoian ka natukene ravitsevaid käsi. Tessa, sul ei ole mingit asja, mida... Kus ta... Tessa on üleval või? Jah. Tessa on üleval. Ega sa oled deliiriumis. Ma ei sittagi aru. Kus Tessa? Ta on sellest keskmisest keertrepist üks kiht üleval seal, kus kõrtsuruum on ja ta all siis seal keldri pinnal. Koguneme. What? Ma tulen sinu juurde. Kui kehvasti sa ennast tunned? 24 hindepunkti skaalal 8. Jeesus Kristus, kui hea in-university.
ma panen käe talle õla peale ja ma vaikselt ütlen, teised ei kuule. Sul äkki ei ole veel kustunud. Ja siis castin healing word'i. Ma lähen, kas kuskil on mingi, mis ma tahtsin peaaegu öelda, kraanikauss, aga no kuskil mingi barrel of water, et ma natuke nagu loputan naabu ja... Mingi veekauss on küll, millega ka sa näed juurvilju, köögivilju, mis on ka ilmselt puhastud juba. Cool, ma natuke siis puhastan naabu. Natukene porgandi vett peale. Porgandi vett peale natuke, mineraalid. Ma arvan, et see on okei. Mis seal saakski olla seda? Kalev, proovi ka. Mina ütlen, ei ole vaja. Ja siis käega kergelt krõksutan oma kaela läbi, mis on siis Cure Wounds. Potentsed krõpsud. See on massaterapista või? Nii, 1D8 pluss 2. Tormus tuleb ka vaiksel sammul trepist üles. Kõnnib siis kõrsmikust mööda. Paneb korraks niimoodi, patsutab õla peale, ütleb, et ole hea mees, too mingit kangemat märjukest. Ja siis rahulikul sammul läheb, istub mingi lähima laua taha lihtsalt maha. See on endiselt need ringlauad nii-öelda see keskele selle ümber, nii et üks nagu paari pukkidest. Ja lihtsalt valin mingi suvalise, istun maha ja siis jään sinna niimoodi istuma. See vesi oli ka seal üleval poole? Või ta oli all? Okei, siis ma... Kutid, kas me oleme kindel, et neid rohkem ei tule või? Nüüd mõned minutid on vaikus olnud. Ma loodan. Kurat. Amades, tähendab, Belbriks, kuidas jaa, mis on? Ei midagi. Väga hea. Kuidas sa ennast tunned? Ei ole hullu, natukene paar sinikut. Kurat, seda teab, kas peaks kuidagi olema valvel, et äkki neid tuleb veel või äkki Tessa oskab midagi paremini öelda? Lähme üles Tessa juurde. Tormus juba läks ka ülesse. Kalev, saad sa kõndida? Mida sa veel raksud? Panen ka mõlemad. Ma võin joosta ka sinna üles lähme. Niimoodi enda külge ja casting Cure Wounds endale. Mis sa ütled? Ei pea midagi ütlema. See ei ole healing word. Verbal component on jälle. Verbal component on spellil ole, siis midagi peab jah. Mingi võlusõna on. Jaa. Ei ole jah. Hatša. Touch on see. Ei, ega see... Ja vaata, components on V ja S, ehk siis verbal ja somatic. Liigutus ja sõna. Somatic on see, et sa kallistad ennast ja verbal... Katja! Te ei kuule, mis ma ütlen. Ma ütlen midagi. Las ma arvan, see on minu leek ei ole just. See ei ole healing. Okei, eks siis liiguta kõik ülesse omas tempos. Ütleme, et kui te hakkate üles liikuma, siis Tessa veits põikleb teil trepi vastu, üritab teist mööd saada ja läheb alla, jääb keldrisse korraks ja midagi saad sahkerdama. Ta sai liha, vaata. Aga istute seal ülal maha. Mõne aja pärast, kui praegu tõmbate hinge, Tessa tuleb tagasi ülesse, mingi väike vaat, pisikene vaat käes. Paneb leti peale. Nii. Tormus sinu juust. Väike juustu latakad ette. Ole sa tänatud. Tahate siis kõik juua? Me ei lähe siis magama. Tegelikult tahaks magama minna, aga teeme ühe võidu puhul siis. Jah, absoluutselt. On sul seda tinktuuri? Jaa, ei, loomulikult. Hakkas maitsema või? Ma võtan jah. Okei. Shot. Ja teistele valab siis eri suuruses värvides kruusides, mõnel on isegi see sang puudu. Natuke mingisugust mitte nii vänget kraami, aga tagasi 20% alkohol õlu. Tessa. Nii. Ei oska väga muud öelda, või aitäh, et Tessa, kas nad tulevad veel tagasi?
selles ma mõtlen, kas see on mingi väga suur organisatsioon, kes... No jah, see mõttes kardan küll, kui olukord paremaks ei lähe. Antud hetkel ta väga palju paremaks nende jaoks ei läinud. Ma arvan, et see on piisav, et nad tuleksid veel. No ma ei tea, samas kui te jääte nüüd siia, siis võib-olla nad õpivad kartma. Okei. Kindel, me tahame öö siin veeta siis või? Teeme grupi koosoleku. Me olemegi siin. Jaa, aga vaata... Ilma tessatame. Ära ütle kõva häälega lihtsalt. Mida ta halvasti ennast tunneb? Okei. Tessa, kas sa saad meile tuua kala? Vaatab aknast välja, sinna sadama poole. Jep, saan küll. Muidugi saan. Teile alati, jah. Üks kala. Veerand. Too üks. Ole see tänatud. Ja. Nad trepist alla. Kuulete mingid ja kaob ära, kuskile minevikku. Keeran audus, ära ole munn. Ma püüan, mitte olla. Me oleme loonud olukorra, kus kui me ära läheme, siis Tessale tekivad suuremad probleemid, kui ta siiamaani olid, kui seda saab suuremaks probleemiks nimetada. Me tõmbasime sellega endale ka väga palju probleeme kaasa. Uude linna esimese asjana niimoodi tulles päris palju tähelepanumist. Võttes arvesse, millist äri see Tessa jooksutab, siis ma arvan, et see probleem on teil juba ammu juba see piisavalt suur ilma meieta. Aga jaa, siin on üsna tõenäoline, et kui see organisatsioon on suurem, siis on üks kahes, kas tuleb neid veel, ja siis tuleb rohkem, või on see, et jäetakse mõneks ajaks rahule. Kurat, ma ei tea, mis meil viga on. Ühest linnast meid just saadeti ära, sest me hakkasime uiama ja nüüd on esimese asjana lihtsalt. Ma ei tea. Samas praegu siiamaani keegi... Elu terviseks. Tessa on ainuke, kes teab praegu, mis siin juhtunud on. Meil pole tunnistajaid. Ka õige. Ja ma mõtlen, et kui Tessa ise neile vastu ei hakka, siis see ei saagi läbi. Me peame õpetama tal ise. Ja lisaks, ma arvan, et meil on nüüd permanentselt, oleneb muidugi kokkulepitustega ööbimismaja siin linnas olemas. Ma arvan, et see peaks igaks juksust läbi. Teine vastu on väga aus. Tema hotellist sai meie maja. Kalev, kui sa vaatad Tessat, siis mis sa hindad, milline võitlusstiil oleks tema puhul kõige potentsiaalikam asi, mida võiks ära õppida? Jalad selga. Nagu jooksmine eest. Allataksu, jah. Huvitav, mis te ente laipadega tegi? Kui üldse midagi. Ma arvan, et need on ikka veel seal nagu 2 minutit tagasi. 3-5, okei, sorry. Ma olen väsinud. Ma lähen alla ja ma tulen kaasa, ma tahan sama teha. Tormus, sa oled väga mõtlik. Noh? Sa magasid silmad lahti? Ei, ma oma selle kappa vaata. Või? Mis me teeme üks? Tõusen püsti, lähen tuimad lihtsalt teisele poole letti ja hakkan vaatama, mis seal mingid kangemad pudelit on. No see on nii-öelda 360 kraadi on pudeleid neid tinktuure. See on see muumimaja põhimõtteliselt, kus sa nagu... Jah. Ühesõnaga, võtan mingi pudel ja siis hakkan pudelist jooma, lähen istun maha tagasi. Tinktuuri? Okei. Anna mulle Constitution save, T2 lähete alla. Ma võtan selle enda pitsi ära ja siis lähen alla ja siis, kui ma jõuan alla, ma eeldan, et Kalev siis tuleb mulle järgi, siis esimese, ma ei tea, surnukeha juurde, kes seal lebab kõige lähemal trepile. Põlvitan tema ette ja hakkan teda läbi otsima, aga enne ütlen, et meil tekiks parem arusaam, kellega me just jamasime. Ja siis hakkan otsima mingisuguseid, ma ei tea, dokumente, mingeid, mis iganes tal võiks olla kaasas. Ma mõtlesin just sama. Aga mõtlesin, et võib-olla ma ei ole see inimene, kes seda või alustada võiks. Ma teen sinu järgi seda.
ta küll ei tulnud meiega kaasa, aga... Ei, no ma ju liikusin ka. Ei, sul oli stealth check. Mul oli stealth, jaa, me ei saanud aru, et jaa, okei. Kes otsivad investigation? Jah, mina otsin ka. Ja sinu con save oli 6. Okei. Jaa. Sina oled koos... Tolmusega üleval. Väga raskelt alkoholi alla nii-öelda neelava tormusega oled koos üleval. Tormus sai vastanud mulle, sa tõusid püsti ja kõndisid minema. Jah, sorry, mis su küsimus oli? See polnudki küsimus, see oli rohkem vaatlus, et sa oled väga mõtlik. Jah, ma ei seedi tapatalguid hästi, ütleme niimoodi. Ma mõistan, et praegu meil oli nii-öelda oli enesekaitse ja olidki mingid närakad ja seadaga ikkagi olendid oma enda eluga, nii et kes oleme meie, et me kohtud mõistame ja selle kelleltki ära võtame. Oleks ma selle kuulnud, ma oleks vaibinud. Aga 12. 9 minut. 9-12. 6. Täis list. Laip on siin, keda või? Selles, kuna te ei toonud endaga ühtegi valgusallikat kaasa, siis ilmselgelt on raske seal otsida, nagu teie täringunumbrid näitavad. Aga kompides mõnda aega seda ühtsama nii-öelda surnukeha, see sammune, kes tundus olevat see, kes rohkem sõna võttis alguses, ehk siis võib-olla selle seltskonna nina mees. Kas mul on seal ka selle, ma ei tea, mingit objekti? Tema peal? Tema peal, tema ümber? Mis sa leiad on... Ei, nagu mitte otsimisest sõltuvalt, vaid nagu mis iganes, kombi, kas on mingit, ma ei tea, kivi, mis iganes asja? Relv on tal, mis on maha hukkunud kõrvale. Selge. Võtan relvast kinni ja käestin laiti selle peale. Okei. Tekib kohe valgus juurde ning nüüd selle valguses sa natuke kiiremalt küll, aga siiski hämar ilmselgelt. Leiad... 10 feet'i on... Leiad sealt taskus... On tavaline lait ja siis on 20 additional on veel dim light. Just. Igastest leiad sealt ninamehe taskust ühe võtme, mis tundub ka hõbedane võti, väga lihtsate nii-öelda hammastega, võtmehammastega, aga kuhugi lukkuda vast sobitub. Lisaks ühe rahapauna, kus on 17 kulda ja ühe punase joogipudeli väikse. Nii, 6 ja 9. Kas oli? Belbrix 9? See investigation 12. 12, okei, ja 6. Teie samuti, te mõlemad nii-öelda kahte laipa läbi vaates, te mõlemad leiate ka ühe võtme, mis vasest tõenäoliselt jällegi huvitavate nii-öelda hammastega, aga ei mingit sümboolikat peal, kuhu ta võiks sobituda. Ja ütleme, et mõlemad leiad siuke 7 kulda rahapaunana. That goes to my money bag. Aga ei mingisugust paberit ega midagi nagu mingi? Ei. Okei, siis ma lähen üles tormuse juurde. 1 keha muidugi on veel all. 4 Okei, lähme siis temale ju. Sest see, kes põgenes nii-all sinna tunne, kes komistas. Ma leidsin, siin on 7 kulda ja mingisugune vaskvõti. Kui üles tuleb, ma tahaks, et meil on dialoog pooleli. Ja niimoodi tegelen mina nende tunnetega. Ma arvan, et seal peab eelnema midagi nagu selles mõttes. Selles mõttes arvestades, mida Tormus just jõi ja kuidas tema con-check oli, sa ei mäleta, mis siin eelnes. Tol hetkel ilmselt mäletan, pärast ei mäleta. No jah, nüüd sa ei mäleta. Tegelikult
natuke läks segamini, ma mõtlen see, et kui sa ütlesid, et üks keha on veel, siis ma tegelikult ütlesin alumistele. Okay. Et ma leidsin vaskvõtme ja 7 kulda. Jah. Sellel oli kaasas hõbedast võti. Sellel on siin asest. Nüüd on kõik üleval juba. Meil on kõik alal. Me on ainult üleval olema ka. Me lihtsalt kuulsime ülevalt korra. Niimoodi ma tegelen, et tunnet. Ei, meil ei ole kiiret. See on kuskil üks vend veel. See, kes ära jooksis kaugemale. Saad selle mõõgaga sinna valgust rohkem näinud? Okei, ma võtan ise selle, ma vast lähen kõige. Okei. Äkki saad seda siia lähemale tuua? Kus kohast ta oli tänaval juba või? Ei, see on see väike tunnel, mida ta kastab nii-öelda kuskile mujale pääsemiseks tänavatele. Okei. Ma ei jõua vist teha, aga näeb, ma jätan võtme selle sinuga ette, ma võtan selle. Okay. Ja lähen uurin teda. Võtad selle valgusallik kätte ja lähed viimase järgi. Olles natuke liikunud, sa hakkad nägema midagi, mis helgib vastu kaugusest sellele valgusele, mis sina käes kannad. Midagi nagu niiskema poolset, just kui mingi sein oleks vesine ja muu selline. Ja lähemale liikudes näed just kui õhus sama surnuga hõljumas. Ja veidike lähemale liikudes sa näed, et see on niisuguse limakuubiku sees, mis natuke mullitab ja liigutab ja sama surnukehal sees hõljub. Kutid, te tahate seda näha? Tulge kiiresti. Tüüp hõljub siin. Ma jooksen sinna. Hüüan üles. Amadeus tormus, marss alla! Ja tulen järgmisele. Ma lõpetan selle mõtte sulle mingi teine päev, aga jah, need on need, kus mina abi sain. Ja jooksen alla suunas. Et ka Amadeus sa oled täitsa okei. Ma jään sellega, tal oli mingi käik, kus ta välja läks, on ju. Ma jään sinna avavuse peale, et ühesõga suunata alla, kui nad tulevad. Ja ma lähen sinna ja kui ma jõuan sinna, kas ma tunnen ära, mis asi see on? Sa võid mulle anda, ma ei tea, ütleme, mõtleksin isegi nature näiteks. Ei ole ilmselt väga hea. See on 7. See on nagu mingi sült, kuhu sisse ta on tarretis, kuhu ta sisse topitud ja sees hõljub mitte väga nagu paigas. Äkki katsuks seda või mis asi see on, kes keegi teab? Kuulge, Tormus on veidikene joobes. Tormus jõuab sinna umbes. Kus ta jõudis juba? Kuskile keskele sinna näeb seda kuubikut. Siis istub sinna astme peale maha lihtsalt. Ma katsun seda Mulle meeldib ta vibe. Oma saua teise poolega. Okei, liigud lähemale ja hakkad seda poking seda togima. See tundub nagu tarretis, aga kohe natuke nii-öelda sügavale lükkad, kui mingisugune mõni millimeeter. Tunned, kuidas ta hakkab sees poolt tõmbama vastu seda sausu käest põhimõtteliselt ära. Tõmbab välja? Ma arvan, oleks strength check. Mine pekki, kuidas? Tuleb oma sauast ilma risk. Ja ma mõtlen kõige... Atletiks ilmselt. Ja tegelikult ma olen veits pettunud ka muidugi Reigo nagu süke mees on. Kohe kui tunneb, et asi nagu läheb käest ära, kohe tõmbab välja. Ja. Ma võtsin õiget tagasi. Kõigil on nii. Igas tähes tõmbab sisse ja sa näed, nüüd hõljub seal kubiku sees üks surnukeha ja sinu sau lihtsalt. Okei, ei lähe sellele lähedale. See on üks asi, mida mina oma sauaga kindlasti ei tee. Ma mõtlen ka, et võib-olla... Kus see... sai sinna üldse? Mu sau või? Ei, no see... Tarrets või mis iganes see asi on. Ausalt öeldes me ei tea, ma... Just ei olnud. Ei olnud. Ei olnud. Tõepoolest. Tessa on mingisugune magusteid pani plehku.
kui keegi seda tellib. oota, kas see on nagu niimoodi, et on see käik ja siis see kuubik on nagu niimoodi ees, temast ei saa mööda, jah? Tõenäoliselt suudaks võib-olla mööda seina minna, et saaks mööda. Aga see on nagu liiga lähedal, et komfort, eks ju. Ei taha, keda või? Okei. Kas ma saan aru, et tegelikult nüüd oleks vaja sinu sau saada, eks ole? Ma oleks väga tänulik, kui keegi saaks kuidagi nüüd ajata, jah. Ega ei teagi seda maagiavärki nii palju, et praegu tundub, et ei tasu näppida. Kuidas see nagu välja saaks, see on nagu teine teema. Teine meid, kes maagiat nagu teeb, praegu ei... Kas on mingi udus seisus, ma ei tea, disadvantage või millegagi? Ja, absoluutselt, kõik asjad disadvantage. Nagu... Anna mulle nature, disadvantage. Millega võiks olla tegu? Disadvantage'iga nature. See on üks. Vaata disadvantage'iga. Äkki tuleb veel üks või? Veel üks. Ei. Aga Magustoit. Aga, magustoit. Ma mõtlesingi, et mis see ühega võiks olla. Kõhtleks tehakse kastas praegu. Sest sul on ikkagi mingi nagu maagia autoriteet minu silmis. Maagia magustoit. Nagu L värganud tarretist, samas kõlab nagu loogiline. Kalev küsib, ma ei tea, proovin lõigata või? Kasuta oma nuga. Võta see mõõk, see ei ole meie oma. See, mis põleb. Sest kui sinu enda mõõk sinna sisse läheb, siis on nagu veits halb. Kas see oli full human mõõk suur või? Ma olin nagu kahe käega nagu teda. Ta ei pohk, kui see asi maasikas on, siis kategooriliselt ei meeldi maasikas. Proovin... No jah, maasika lõhk. Mõtle, kas prooviks lõigata või lööks kohe, ma paneks ussirist kellele. Ma üritan ikkagi nagu selle teraga nagu proovida esialgu nagu rahulikult lõigata seda. Okei. On üks strength check tõmmates üritasiga nii-öelda läbi selle tarvetise. 4. Väga sisse ja tõmbad alla poole ja tunned, kuidas ta hakkab, et käest hakkab tõmbama sisse poole. Okei, aga kas ma... Ja nüüd on seal üks surnukäe, üks sau, üks valguses helendav mõõk. Kas nüüd on nagu paremini aru saada, kui suuri lai... Ta on kuskil suke 1,5 meetrit korda 1,5 meetrit, jah. Ühesõnaga, see surnukäe on kas väga lühike või ta on mingi jalad väljas? Kägaras pigem sükke nii-öelda sees, et noh. Niimoodi. Tavai, ma mõtlesin, et see on nagu see lumivalgekese, see mingi kohvin, kus on mingi... Tavai, ta on kägaras. 1,5 meetrit, see ei ole ju väga kõrge. Sau on niimoodi diagonaalis. Lasen ma püsti ennast siuke Jack Sparrow korraks siis lähen astun natukene lähemale ja siis teen detect magicut. Okei. Ma ütleks niimoodi, et siin umbes mitte midagi maagilist ei... Peale selle, et see mõõk kumab, mis ta tegi, ma ei tea, kas su sau on maagiline, aga peale selle, mis mujalt tuleb, sellest ei tule midagi. Mis iganes see on see päris. Ühesõnaga, te näete siukene 15 sekundit vaikuses harkseisus seisvad pingest tormust, kes see seal niimoodi lihtsalt... Natuke magab seal, jah. Tormus! Ära häirida kontsentratsiooni. Ja ta ei magama. Ma ei tea, minu parim pakkumine on, et see on mingisugune kohalik delikatess. See on su parim pakkumine magustoidust kohalik delikatess. Tugev delikatess. Oota, aga mis maagia ta on siis? Ei ole. See ei ole maagia või? See valgus seal sees, see on, aga see asi ise ei... Mis seisab? Ma üritan korra mõelda, kas ma tean, üldse olen kunagi kuulnud maailmas, tarretis, ne? et nagu on tarretis, mis tõmbab sisse mingi asju. Vist ei ole kuulnud sellest. Okei. Tundub jah, ebatõenäoline. Või on see, et ma ei tea, paneme põlema selle, vaatame, mis juhtub. Ei, oot, kus. Võib-olla, wild idea. Ootame, kui Tessa tuleb tagasi, äkki tema teab, mis kuradi asi see on, enne kui me hakkame seda lihtsalt nagu
science experimentima lihtsalt. Minu, hea mõte, pakun ajurünnaku käigus alternatiivse mõtte, mis võib-olla ei tühista sinu mõtet, sest et Tessad nagu nii tuleb tagasi. Kui me vaatame selle limatarretisse ruumala, kui me hakkame hästi palju asju sisse viskama, et mingi ette peab saua ja mõõga ja muud asjad välja viskama. Või siis on lihtsalt see nagu hästi täis neid asju. Jaa, aga nagu toome näiteks kapi. Toome kapi, siis ma panen kapi, siis ta hakkab seda aga teeme niimoodi, et äkki Tessa ikka ootab ära, sest nagu mul on tunne, et kui siin on lihtsalt nagu huiata asju sisse, siis nagu midagi läheb niikuinii perse nagu. Et nagu lihtsalt ärme just for lols nagu mingi kuradi sisse nagu. Peebriks! Tooge kõik pudelid tagasi. Ja, ma olen suga nõus, samas ma tahaks lükata selle ühe kapi sinna sisse, vaadata, mis saab. Aga ma olen nõus sinuga. Sinu mõte on ratsionaalselt nagu palju parem plaan. Aga mul on selline põnev huvi nagu näha, mis juhtub, kui me paneme sinna kummuti. See on tegelikult päris hea. Kas sa näed kuskil, nägid sa mõnda kummutit või? Ei, no ma ei näinud kummutid, aga ma nägin seal eespool enne olid kastid ja mingid kotid ja mingid asjad. Ja laud oli seal. Aga proovi, mis meil ikka paremat teha on? Mis meil paremat teha on, Kui Tessat oodata. Okei, tegelikult see päris hea mõte. Mul jõudis ka, hakkas seedi, ma saan kohal. Okei, toome kappi. Vennad on täis peaga öösel, kui praegu see kast. Oodake, ärge alustage, ma toon elavatel jooke meile. Toome. Yes. Ma jooksen üles ja ma ei tea, kuidas ma seda teen, aga ma püüan riiulitest mingeid jooke võtta pudelid asju. Okei, sul on nagu ronimise probleem niikuinii, et sa krabad paartik kaasa. Liigud alla ning teised siis... Kangutame mingid kuradi mööblieset või mingid paska. See on erinevad laudu, mis ta on kasutanud siis toidu valmistamise jaoks ja muud seest, et need saab just ära tõsta jaksavamate poolt ja saate kaasa võtta. Ma võtan ka mingisuguse kasti, mida ma jaksan nagu võtta või mingi asja. Neid kasti ka. Ma valan siukse nagu annumata selle šoti ringi valmis. Oi, viimane meeter, siis lähme. See on kastiga, paneme see. Aga viskas kasti, tõmbab sisse ja jääb sinna hõljuma, natuke liikuma. Te tulete lauaga, laud on veidikene pikem kui 1,5 meetrit. Kas te lükkate, viskate, tõstate, keegi astub ees lima sisse ja siis teine astub järgi. 1, 2, 3. Aeg-alt see mõõk korraks turitab välja ja läheb tagasi sisse. Aeg-alt üks jalg korraks erutult seal väljaspool seda pinda on ja tagasi sisse. Tundub tõesti, et kitsaks läheb see sees. Aga kas minu... See valgus ju läheb ära. Minu staff ka kuidagi... Aeg-alt mõni element mingi... Aga kui ta tuleb korraks niimoodi, siis ma üritaks teda välja tõmmata, nagu kinni haarata. Kuidas sul enne oli full käes, mingi väikse jupiga juba lenne sisse. Selle counteri jooksul seal lima klotsises on keegi. Aja küsimus. Tahad seda teha? No kui see tundub mulle loogiline, et ma saan nagu, et see staff tuleb nii palju välja, et ma saan käega kinni haarata. 10 sentimeetrina 5 senti umbes on aeg-ajalt väljas seda. Ja siis, jah. Tõmbad kinni, anna mulle üks strength check näiteks puhtalt. Kuule... Oh no! Oh no! 4. Taringud. Selles suhtes, et ega ma ju, okei, ma ei tea, kui kiiresti see... No kas ma võtan kinni, see on nii teoreetiline, võib-olla ei, ma võtan küll kinni, aga ma lihtsalt mõtlengi seda, et kui ma ei saa seda välja tõmmata, siis nagu, mu reaktsioon ei oleks see, et ma nüüd hoian kinni ja lähen kaasa taga, eks ole. Sa midagi nagu ootad midagi. Aga kui ta on nii piisavalt kiire, võib-olla ma ei jõua kätt ära. Võtad kinni, üritad tõmmata, korraks saad natuke järgi, aga hakkab uuesti taga sisse tõmbama ja tunned, et kui ta kinni... Kas ma lasen lahti? Ja nüüd, kui seda lasid lahti, sa näed läbi selle suure lima kuubiku mingit väikest valgustäppi justkui seal seespool ja hästi vaikselt suurenemas ja suurenemas. Kuulge, Tessa vist tuleb. Ma panen asjad kokku ja püüan nagu ära peita neid jooke, mis ma alla tõin. Võtab väikse kiiresti. Jaa, tohi. Okei, Tormus. Tormus.
Need on seal kaugel. Okei, davai. Üks, juba tegid, okei, suva. No, ei oleks tahtnud. Ja mõtleme, teeme 3 peale. See on sul suht kuubiku lähedal. Läks ilgelt katsuda seda. Pohhui kats. Ja vaat, siuke limane, vaata. No aga... Okei, ühe asja küsin. Kui hästi sa lima sees suudad hingata? Ma ei tea, kuidas teil lilladel on. Selles mõttes ma ei tea, ma ei ole varem käinud. Okei. Ma ei ole varem käinud. Samas sa saad oma tiivad lahti teha. No, teoreetiliselt mulle meeldib. Kui ei ole maasikas. Aga äkki see on vaarikas. Okay. Ma nuusutan seda. Noorid ment. See võiks lõhnab nagu vaarikas, aga pigem lõhnab nagu siuke roiskund liha ja siuke mingi hape. Kuulge, see on veits salvaks läinud vist. Porpi, kui sa tulid välja nüüd? Mis? Tess on juba lähemal jõudmas later käes, teies käes. Üks kala. Ma ütlesin, magustaid. Lehku pand. Oi, mis? Porpi ei söö! Porpi! Lööb seda käega. Käe uuest lööb ja siis vaikselt tükke erilased kukkavad välja. Nende hulgas ka laud ja kast ja sinu sau. Võtan. Ma näen, et ta näpib seda, siis ma korra katsun seda sõrmega niimoodi. Ta natuke nagu, aga ta praegu ei tõmba väga tugevalt. Kes see Porpi on? See on Porpi, see elab siin all minuga. Kes ta on? Limakoletis või? Kas ta kuuleb meid? Kas ta näeb meid või? Kas see on magustaid? Jah, ei. Kas me tegime talle haiget sellega? Ei, ma loodan mitte, et ma ei tea, mis te tegid siin loomulikult, aga... Me proovisime erinevaid asju sinna sisse panna. Panime, jah. Üks laip juba seal oli, siis mõtlesime, et proovime teisi asju panna. Ma tuletasin noorust mõelda, proovisin igasugused asju siia sisse panna. Kas me lähme äkki ära magama või mis me teeme? Kurat, on nagu juba tahaks midagi teha. Ma tahaks ka nagu linna peale minna. Kuule, lähme linna peale. Lähme linna peale. Tahan midagi teha. Kuule, ma tõin teile kala. Kala? Üks kala lihtsalt seal käes. On näha, et mingi soolatükke hästi palju ümber ringi välja, mis kukuvad maha kaakselt. Ma teeb selle sulle. Ma kingin selle... Ma võtan selle Porpile. Võib selle Porpi? Jah. Võib ta süüa seda? No jah, küllap ta võib ikka, jah. Ta sööb kõike. Äkki me vahetame selle laiba vastu? Äkki Porpi on viskab meile laiba. Kuule, ei. Mis see selle laiba? Anname kõik laibad talle. Sest nagu siis ei ole... Miks me kohe lihtsalt kõiki laipu ei pannud? Kas see laip kukkus ka sealt välja selle veidistamisega? Jah, ta ajas kõik välja. Okei. Siis ma samal ajal, kui see vestlus toimub, vaataks investigate'iks seda poissi. Sa leiad sealt ühe natuke juba tuttava vaskse võtme. Ja kuigi see võti on natuke juba väga rooste läinud nii-öelda eri kohta, siis kui midagi on söönud seda väljaspoolt juba ja leiad ka rahapauna, mis on ka läbi nii-öelda sööbinud ja seal olevad mündid on ka natuke tükke puudselt küljest. Kuradi teeb päris selle mündile. Ühesõnaga, mis veel kokku on? Mina selle kala ulatan Porpi sõnus. Porpi, palun, võta. Ja siis panen selle talle natuke pihta. See hüljub see selles. Peaks siis ülejäänud laibad ka talle sinna ära söötma, et ta ei oleks nagu... Tegelikult küll, jah. Tessa, kuule, mis sa sellest arvad, kui Porpi siin sööks need sissetunged ära? On see okei või? Kaua ta muidu tekivad võib-olla... Mõni päev, võib-olla, aga väga ei tahaks, ta on rohkem nagu dieedi peal praegu, suureks läinud teine. Kas keegi veel teab, et Porpi elab siin all sinuga koos või see on selline suke salajane koduloom? Ma ei käi temaga täna jalutamas, kui seda mõtled. Ehk siis vähesed teavad? Jaa. Tessa asi on lihtsalt selles, et kui keegi peaks tulema kontrollima ja leidma need laibad siit alt, siis on ilmselge, et keegi on nad siin maha lüünud ja see võib sulle natuke nagu probleemi tekitada. Teine variant on see, et kui Porpi nad ära sööb, siis on alati võimalus, et siin on mingi keegi ei oska Porpit sinuga seostada, et siis on äkki Porpi sai nad kätte ja sõi nad ära. Ühesõnaga, see on lihtsalt nagu jälgede puhastamiseks nagu hea variant.
no ja, ei, mõte hea. Lihtsalt ei taha, et ta nagu isu peale hakkaks, et ta... Kas tal on mingi isu või? Kas ta on ohtlik või? Oleneb, kes või mis sa oled. Aga kui sa ütled, et kõike sööb, siis on ju kõigel ohtlik. No jah, aga samas, ma söön ka palju asju, aga see ei tähendab, ma olen kõigel ohtlik. Tessa, on seal muidu olemas mingisugune mõte, mida nende laipadega mida teha võiks ka? Sest, et kui sa ei taha neid porpile toita, ma saan aru, aga me peame midagi välja mõtlema nendega. See ei olnud kunagi minu rida. Sellega siuke asi, et... Aga kas sa tead kedagi, kelle rida see võiks olla? No... Mis pärast nad varem ei tulnudki mulle siia nii-öelda kiusama, oligi minu väga hea sõber. Nad teadsid, et ta elab siin minuga koos, ööbib aeg-ajalt ja tal on paras, nagu oli maine. Ja siis need tüübid hoidsid eemale. Aga kas sõber nüüd ei ela siin või? Ta on pearahakütt. Ta läks 6 aega tagasi ühte ülesannet tegema ning ei tea, kus ta on. Ja okei. Aga põhimõtteliselt oleme siis meie nüüd 5 pearahakütti justkui, kelle pärast sul ei tulda äkki külla. No jah, see mõttes muidugi nad peaksid seda teadma, et te olete, mis tegelikult tekitab veel probleeme. Kui te tahate just varjata seda kõik. Ja pigem tahaksime varjata, sest me just tulime siia linna just selle pärast, et eelmises linnas oli natuke halbi, nii et võib-olla ei oleks vaja selline... Aga kui äkki ta jääb tagasi, sõber, et pigem see olla, jah. Jah. Ühesõnaga, tänasest ärme parem teistele räägi. Kellele mul rääkida sellest? No lihtsalt, kui keegi peaks küsima, sa ei tea, ei tule isegi ette. Huvitav, kas mul on... Võta? Ei, kõik on hästi. Muidu ei oleks olnud. See ei läinud kuskil. On lihtsalt charming. No jah, ma ei taha, et see koht maha põleks jällegi. Nii et jällegi suured tänud teile, et olite nõus aitama. Ja keegi tahab sinu käest ka midagi küsida. Mis sa arvad, kui me saame võib-olla siin mõnda aega ööbida ilma tasuta tänu sellele, et me siin nüüd välja aitasime? Et nagu hiljem maksate? Ei, nagu et selle eest, et me sind praegu täna kaitsesime. Me ei küsi sinu käest tasu oma töö eest, mis me siin just tegime. Siis ütleme niimoodi... Aga mis see teie tasu oli? See on 1 nädal inimene. Tähendab, iga tapetud selle olendi eest nädal. Nii et vist praegu tuleb kokku 4. Nädalad majutust. Palju te majutust maksite? Muidu maksime 1 ööst. Teil oli 20 hõbejat tuba. Läks teile. Sa ütled 1 surnukeha 1 nädal. See on 5 meeles. 3 meelest. Palju siis? Ühesõnaga 6 aega, lihtsalt pika jutu lühike mõte, et me oleme... tead, see 6 jääks või? Juhul, kui me peaksime jääma, siis nagu 6 aega ei peaks maksma. Okei. No, maja eest. Või ööbimise eest. No tubade eest, jah. Oleks okei. No, vähemalt on maja, kus olla. Just meie mõte. Või Glenni mõte, aga siis ka juba meie kõigi. Teil nagu see karjajuhi asi on väga nagu dünaamiline. Tead, isegi see on vägagi. Jah. Aga kuidas see töötab teil siis? Et kus te teate, kes juhib ja kes lõhna üles võtab ja kes... See kõik on ju veel väga hästi kokku lepitud. Meil on 1 karjajuht, kes otsustab, kes tegeleb mingisuguse asjaga. Antud juhul on antud ülesanne Belbrixile tegeleda. Ühesõnaga, see on niimoodi see kõike. Moodsad ajad, moodsad värgid, ei tea. Absoluutselt.
kuulete taustal niisugust rõskit norskamist ja tormus on ära vajunud sinna trepi peale niimoodi, et ta on ise madalama astme peal ja siis on niimoodi kõrgema astme peal ja siis norskab seda. Saba ots on porpil suust. Saba ei ole. Enam ei ole. Enam ei ole, jah? Ühesõnaga, mis me nende nagu tippidega sisanik teeme? jätab maha. Keegi kinni võtab. Annan porpile. Siis ta ei pea ise ka võib-olla mõnda aega sööma. Porpi ei võta. Söö. Et voolab üle see. Üks hakkab hõljuma. Okei, ma liigun kohe lao pool. Jätkub ja see sama mõõk, mis seal oli maa ka siis see hõljuma. Ma ei tea, kuhu sa need joogid peitsid? Ta on nagu trepi astmete peal. Okei. Porpi parim läheb mööda ja Kaisus mul. 2 tükki neist Ma ei jõudnud neid peita veel. tulevad kaasa ning lõpuks on Porpi täis 4 laibast, paljudest relvadest ja mõõkadest ja vist isegi viibuga ja 2 šotiklaasi. Et see sees. See on nagu see lima, vaata, mida kasutatakse auto. Sillipori. Olgu, aga Nii. mitu võtit meil kokku tuli? No minul on 1 hõbevõti ja 2 vaskvõtit ja sinu käes on 1 vaskne võti. Mul pole ühtegi võtit. Me leidsime siis laipad. Te jaganud võtmed omavahel, olgu jah. Nüüd on vaja lihtsalt välja mõelda, mis suksi need võtmed Kas Essa? Jah? Kas sul tulevad niisugused võtmed tuttavale ette või mis asi võiks olla? Jaa. No muidugi võti olla mis iganes, aga ma mäletan, et Oolokil oli omal ajal ka poolt sükest. Nii et see pearahakütt. Mis ta nimi oli? Oolok. Oolok. Aga no, Kalev on täiesti tarlunud pilguga lihtsalt vaatab Tessalt. Tõstab 20 ülesse. Oolok. jah, ei aja sassi, ei, jah. Kõigil on näha, et Kalev on nagu täiesti nagu vasta pead mingi asjaga saanud. Sa tead teda? On kuulus või? Vaatan otsa sulle ja pöördun uuesti Tessa poole. Saad sa mulle öelda, kuhu poole ta nüüd läks ja mis tööd ja ühesõnaga, kus ta võiks praegu olla? No, ega ta mulle kõiki detail loomulikult öelnud ju. Mida vähem ma tean, seda parem mulle on, nii ta ütles saati. Aga ma saan aru, et ta sealt nende samade härrasmeeste juurest ühele ülesandele läks. Okei. Kodanikualgatus, nagu need kutsuvad. Sa tahad öelda, et Oolok tegi diili nende samade meestega ja läks... No, võib-olla mitte nende konkreetselt, aga... Nende ühing... Vabandust, kuidas neid üldse kutsutakse? Kodanikualgatus. See ongi nende ühingu nimi? No nii nad ennast nimetavad, jah. Kodanikualgatus. Jah. No, Oolok on pearahakütt, seega ta võttis tööd, kus ta sai. Ja ka neile tööd ja muudele jõukamatele tellijatele. Kas see kodanikualgatus pakub siin linnas veel mingisugust teenust või nagu ma mõtlen, kas nad turvavad seda, mis nende ülesanne, mis nende eesmärk, motivatsioon üldse on siin? On nad lihtsalt mingi põrandalune seltskond, kes käib ja paneb maju põlema või mis nende point on? See majade asi on küll esimest kord juhtunud minu jaoks, aga selle mõttes nad on siuke, nagu mujal on linnavalvurid, siis siin on siuke kodanikualgatus. Me tapsime ära 4 või 5 linnavalvurit. No, selles mõttes vähem valvurid, rohkem nagu võib-olla siuke jõuk. Ja palju neid hinnanguliselt kokku on? Ma ei tea, Oolok aeg-ajalt rääkis seal mõne konkreetse isikuga tegelikult, et ma ei tea, mingi 10, 100? Ma ei oska pakkuda. Ja kas neil on ka avalikult välja öeldud, kus võiks olla nende mingi peakontor või... Kui ka on, siis mulle seda pole öeldud. Selge. Aga kui ma midagi arvan, siis nagu midagi nende võtmetega on.
kui me oleks võinud kellegiga tüli norida, siis ma tunnen, et me norisime päris halbade inimestega tüli. oi, nad on kohutavad inimesed. Et noh. Ja tuletan meelde, nemad vist ju tulid teiega tüli norima. Jah. No kõigepealt muidugi minuga, aga ei, mõte on sama. Self-righteous prick. Mina nägin esimesena näinud. Mida nad siis varem veel teinud on õudset või halba? No kogu see idee, mis neil on tegelikult, on see, et nad lihtsalt omistavad mingid gildid, erinevad tööpakkujad ja muu sellised ja väidavad, et see on nende kaitse all. Aga no mis see kaitse tähendab, ongi see, et me peame raha maksma. Mitte mis gildidest nad sa veel tead, mis siin linnas on? Laemadusgildid on just olemas meil siin ja Kaupmehegild? Jah, neid on eri suuruses igasugused sepad ja muud sellised, et noh, miks see on kõik tavapärased üldjoontes. Vot me seda maagia asja meil siin ei ole. See on üks põhjus, miks siin on hea olla. Kõrgmaistrat hoiab siit eemale. Jah, miks küll? Mingi kokkuleppe kunagi. Ma ei ole kunagi tundnud huvi. Olgu. Ja sellepärast meid ka siia saadeti. See on loogiline, jah. Tormus. Entusiastliks. Tormus võib hakata nüüd Death Saver all. Tormus mõmiseb see 5 minutist. Okei, Amadeus. Tähendab, sul jäi see võtmetud pooleli. Et sa nägid Olokil neid võtmeid, aga kas sa tead, mis need ka avasid? Ei, jällegi, mida vähem ma tean, seda parem mulle lihtsalt olid mingid võtmed ja nüüd on ka meil sellised võtmed. No ma näen samasuguseid, jah. Enam-vähem samasuguseid, jah. Lahe, igal ühel on mingi kapike või asi. Kuulens. Kuule, kas lähme siis kuskile või varsti ei viitsi? Me tahtsime linna peale minna. Oota, enne kui me veel midagi teeme. Kalevil oli mingi fanboy. Kes see Olok on? Kalev vaatab klassistanud pilguga lihtsalt ühte seina. Täna on mingi siuke teema. Järgmine vend hakkab jooma. Kõik. Kalev. Kes Olok on? Ega ta sul kedagi maha ei löönud. Ta on väga osav. Vastupidi. Vend. Su vend. Ma ei teadnud, et Kalevil vend on. Ja, me tegelikult ei küsinud kunagi. Sa vist tahaksid teda üles leida. Või kuidas te üldse läbi saite? Jaa, kuidas te läbi saamine? Või kaua te näinud ei ole? Me ei ole näinud väga pikki aastaid. Me oleme kasvanud koos üles. Me ei ole nagu päris vennad selles. Ma just vaatasingi, et nagu ta on rohkem ork, jah. Me olime lastekodus koos. Kasvasime koos üles. Ja siis meie isa adopteeris meid mõlemaid, sest et me jätsime lastena nii kokku, et me lubasime üksteisele, et kui üks adopteeritakse ja teist ei adopteerita, siis kumbki ei lähe. Ja siis meie isa võttis meid mõlemaid. Ma ei ole teda väga kaua näinud. Ma tulin Nurmekundist ise ära. Olok jäi sinna maha, ta jäi sinna, leidis endale seal ameti ja siis mina tulin sealt ära. Aga rohkem ma temast kuulnud ei ole. Nii et iseenesest oleks ju tore isegi siin mõnda aega olla, võib-olla me näeme Olokit ka. Mind lihtsalt paneb imestama see, et on pearahakütt. Miks? Ta ei olnud nagu selline. Kunagi otseselt, kes tööd võiks teha. Mida ta võiks teha? Viimane kord, kui ma ta sinna jätsin, siis ta oli Nurmekundi külavanem, nii et... Aga kas võib-olla, et ta on mingi teine Olok? Kas see ei ole võimalik? Palju Olokeid sa tead? Või on see unikaalne nimi? Mina tean ühte. Ei no, tähendab, kui Tessa teadis, et ta on ork, siis ma arvan, et nagu... ja kui suur on tõenäosus, et... Olok ei ole orgi nimi. Pool ork muidugi, aga jah.
Noh, tead, tänapäeva elu on nii karm, et igaüks teeb asju võib-olla, mis ei mõelnud, et... Ma kunagi ei küsinud, mis ta tegi. Ja ega ta ei rääkinud ka. Tessa, kui pikalt Ooloko juba sinu juures elanud on? Mõned aastad vist isegi oli. Mõned aastad? Aasta äkki vähemalt, aasta 1,5 sinna kanti, ega ma enam ei tea. Järelikult on ta siin linnas üsna palju töid võtnud. Oi, absoluutselt. Ja tema maine hoidiski minu koha ohutuna. Positiivne on see, et su vennal on... Positiivne on see, et väga paljud teavad Oolokat siin, et tema leidmine ei tohiks olla keeruline, kui ta tagasi linna saabub, eriti kui nad elab siin. See oli... No ta elab muidugi omas kodus muidugi, aga noh, lihtsalt. Aga on oma kodu? Ja, ei, see on hotell ikkagi üldjoontes. Ainult mina olen siin. Ja, Porpi. Aga kas oskad öelda, kas Oolokil on siin Lusiitia linna tekkinud ka perekond? Perekond, kodu üldse, kus tead sa seda, kus seda? Ma ei usu. Küll tahaks mulle neid näidanud. Kas keegi vitsib tormuse üles ajada? Võib-olla teil kõigil on aeg üldse ka magama minna tagasi, et ma tean, ma ajasin veits üles, et tegin voodi korda sulle. Aitäh! Et peaks pehme olema. Teistel sa vist ei jõudnud veel. Teed tahtsid ka või? Ei, ma ütlesin, et tee siis teistel ka. No vahet ei ole. Mul ainult üks silt oli, mis ukse peale panna. Jah. Aru saada. See on ohutuse pärast, et siis ei tule tuppa ja siis... Jumal tänatud, ma olen see on siukse uhke toa. No, küll siis, kuule, me vist lähme mõni tee, magame välja ja siis võib-olla. Ma arvan küll. Mis me ikka öösel siin? Jah. Samas sul pole rohkem üle ühe sildi vaja seda ainuke koristaja. Ja, aga tuul peab tõmbama ka vahepeal ja ma pean ootama, kuni üks saab valmis. Ja, absoluutselt. Et see... silt. See on väga lihtne probleem. Aga las... ma olen juba nii väsinud, ma olen magama. Võib-olla oleks hea. Oota, kas jätame siis... Ja tormus. Tormuse siia magama või? See vend ei järku. Ma üritan ka äratada teda. Tormus. Tal on praegu halb, aga hommikul hullem. Tahate äkki tõsta anda kuskile? Jaa, palun. Oma voodisse. Kuhugi, kus Porpi teda kätte ei saaks. No see on kõikjal peale esimese korruse. See on hea koht. Jah. Oota, kas selle raha, mis me kõikidelt leidsime? Palju mul seal rahapaunas raha oli, ma vaatan. Mina andsin 7. Esimeses oli 17. Ja selle ma tean, aga siis oli veel üks rahapaun, mis... Katkise rahaga. Katkise rahaga, 7 kulda. 7. Ja mina andsin sulle 7. Sa andsid kullaga mulle, jah? Ja, kõik. Võtme ja kulla. Vahet ei ole, ühesõnaga saame hommikul... Viskab igast sormusel õla, nagu mingi... Kartulikotti. Wow, rich boy. Ja hakkab üles liikuma, aga noh, käega viipab, et nagu palun. Jah. Kale, sa saad mõelda rahulikult, mida sa antud situatsioonis ette tahad võtta. Ei, mul ei ole see mõelda midagi. Ja hakkan ka minema üles. Okay. Pelbriksi ukse lingi küljes põhimõtteliselt on puidust sükke väike plaadikene, kus on graveeritud puhastamine ja siis on illustreerivalt väga lapsikult tehti usku selle Tessa nägu, aga see on väga nagu primitiivne. Ja poolitatud on puhastamine. Kaerea. Puhastamine. Jah, puhastamine. Ja siis, üks hetk, võtab sildi ära. Palun. Ole sa tahanest tänatud. Ja ära mind täna öösel rohkem üles ärata. Mul on kõik hästi. Teeme nii. Tööd. Ja tööd. Tessa, kui keegi tuleb uuesti maja põlema panema, siis sa võid mainida mulle. Ja tööd. Jah. Ja tööd. Ja kaua tõpp.
mul ei ole võtit. pane lihtsalt ukse najale siis. Okei. Just ukse najale. Nii. Ja teed? Ju vist. Liigub trepist alla. Tormus jääb ukse najale. Nokki. Ma lähen ka tuppa ja enda jaoks. viskan pikali. 4 viimast veeretust, mida ma olen täna siin vaikselt veeretanud, on kõik ühed. Wow. Vasta paremat täringud. Kus sa saad? Ma lihtsalt veeretasin. Tegite Kas ma võimed vahepeal täringud, ärkan üles ja... Peaaegu jatsi. Aga ei, ma magan... Kuule meie kõigi väga huvitavad veeretused. Aga vaikselt jääte omas tempos magama, kes juba on ammu võitnud selle magamisvõistluse, kellel läheb kauem aega, kes lõpuks jääb ka. Ning no, nüüd, kui maja on täiesti vaikne ja nüüd, kui kõrvad teavad kuulata ja kuulda, siis veel hetked enne magaminekut on kuulda üsna kaugelt ja üsna summutavalt sukest aga ja Velbriksi madrats on tõepoolest kontrastselt mõnusam ja klopitum. Et see, mis iganes heinasest ajas seegast töötas. Okay. Kuid hommik saabub ning kas tuleb short rest või long rest? Aga see on... Siis mingi päeval ärkame üles. Eks te, ma arvan, et suke 11, jah, 10-11 kanti ärkate. Take long rest. Please take it. Ma olen edukalt Tormus annab üks constitution save. Oi, linn. Kui väikselt hakkab hommik ja nüüd veert hästi. Ei olegi üks, on 13. Okay. Ärkad kohutav peavaluga, aga mitte exhaustioniga. Aga jah, vähemalt ärkad ka veel, see on ka veel omate boonus. Igastes kõik vaikselt jõuavad tagasi ärkajad või teadvusel olevate või olijate nimekirja ning märkate ka, et see väike aken, mis igas teie ruumis on väike aken, mis siis vaatab eri suundas, samas ringulises majas. Justkui mingi kaardi jaoks ette tõmmatud teiselt poolt. Kõik on kullane. Kõik justkui sajaks vihma ja samas oleks kõik kullane. Ja väljast on kuulda ka kõva krabinat ja sainat. Liivaarm. Kui kergelt ma aru saan, mis see on? Samas, kui sa korraks vaatad välja, siis on näha, et Liiv lendab sideways. Täpselt. Okay. Täiesti horisontaalis lendab ja kuuled ka väljaspoolt erinevad sellised prõmmimisi ja näha ka veel mõnest kohast veel läbi liivatolmi, et tõmmatakse mingid aknaluugid kinni igalt poolt. Tahtsin täna välja minna. Kui sa lähed, sa pead nime ära vahetama, siis oled Sandy Patkaul. Jõuan alla, siis Tessa on ka seal kuskil toimetamas või? On kuulda, et ta on kuskil all laukorrusel. Okei, ja siis ma jõuan alla ja siis ma istun sinna kuskile puki peale maha. Olen seal puki peal ja siis ootan, millal ta mingi hetk üles tuleb. Mina ärkan, panen riidesse ja liigun ka alla. Kas alal mingid kliente või kedagi ei ole näha? Ei ole kedagi. Ainult Tormus, kes nüüd puhkab pead. Tere hommikust, Tormus! Tere! Kuidas sul läheb? On paremini läinud, kallis sõber, on paremini läinud. Värskelt ärganud Kalev. Istud teisele poole Tormust. Vaikselt istud maha. Vaatan Tormuse poole. Noogutan kergelt ja siis ütlen tere hommikust. Või
oluliselt vaiksemalt kui sina. kas sa ei tunne ennast väga hästi? ma ajan ennast püsti sealt puki pealt, siis ma lähen istun kuskil. Äkki tahad midagi süüa, mul on seda... Ta on küll natukene kuiv. Ma saan aru, et sa üritad olukorra üle praegu nalja teha. Ma teeks tõenäoliselt sinu oleks olukord teistmoodi, siis ma teeks samamoodi. Aga keegi peab mulle ütlema, mis eile toimus õhtul. Sest ma ei... Kus maalt see pilt ära läheb? No me tulime siia, siis me jõime seda mingisugust kohalikku tinktuuri. Siis me läksime magama, siis me läksime ülesse. Siis me lõime need maha. Ja siis ma vist jõin veel midagi. Kõik jah. Suurt midagi muud ei juhtunudki. Tegelikult siin Tessa tuli tagasi. Me saime natuke siin teada umbes täpselt, et kes need ahvidellid, kes meid siin ründasid. Umbes saime seda teada. Tessal on koduloom. Jah, saime teada, et Tessal on koduloom. Ma räägin nagu oluliselt valjemini, kui ma võiksin. Nagu mingisugune kass või? Ei. Nimi on Porpi. Ja see on suur hunnik lima, mis sööb. Kõike? Jah, ta on suht... ta on omnivoorluse definitsioon. Ta sööb kõike. Lõpetan oma toas viibimise ja välja uksest. Mingi liigun tepist alla. Toas viibimise. Umbes sarnasel ajal ilmselt avan ka mina ukse ja... Amadus, mis teeb? Viibin. ja see reidisin kuidagi teistmoodi endale ukse Oi! Putting out. Tööbriks, tere hommikust. Hommik. See on uus soeng. Sa märkasid? See on teistsugune, on ju? Jah, märkasin. Romance locked in. Ega keegi Tessat ei ole näinud. Mina... Tormus, ega sa Tessat ei ole näinud? Ja seda... Kas Tormus ei kuule või? Tormus! Kas sa oled Tessat näinud? Miks te karjute Tormuse peale? Kas seal on keegi veel selles majas? Kõik, jah? Ainult ei. Miks kõik karjuvad Tormus? Mis sa karjute? Tessa saab taga ülesse. Tormus võiks hakka midagi ütlema, siis kui märkavad Tessa tuleb, siis lööb käega. Mis te siin karjute? Kas võiks paluda nii vara jooma? kannutäie vett? See võiks olla üks asi, mida tal ei olegi. Ta on merevett. Ja see on liivatorm. Ja tal need pesuvett oli, mis on nii porgandine kui veits nagu mingi aitsine, jah? Mida? Ei. Kas äkki mõdu? Vett. Keegi veel? Siukse tormiga vist ära parem isegi. Ootame ära, kui kaua need tormid tavaliselt kestavad? Vot see on hea küsimus, jah. Mõnikord mõned tulid, mõnikord mõned nädalad. Nädalad? Sul koha peal siin on ka toitu? Selles majas nagu? See on kõrts siin, loomulikult on toitu siin. Okei, jaa, tähendab jah, muidugi. Aga siis võtaks 5 hommiku, või ma ei tea, mis te tahate, mina võtaks küll hommikuks midagi. Mis tavaliselt siin süüakse hommikuks? Mis see kõrts siis on? Head. Mis väike preedi sobib? Ma veel võiks see poole mõtlen, teeme teil natuke lihtsamaks, võtame midagi, mida on kerge saada. Mida on kerge saada kõrbes? Ma üritasin nagu teada saada, mis siin on, aga ta ei ole nagu... Ma proovin. Tessa, mul on sulle selline küsimus. Kui sa nüüd mõtled hommikusöögi peale, siis mida sa soovitaksid meil hommikust süüa? Ja nüüd küsimus on, mida oleks sul kõige lihtsam meile pakkuda?
no mõdu ei taha, eks ole. Kui sa niimoodi küsid, siis ei taha, jah? Okei, see võtab nimekirja palju väiksemaks. Singular thing. Kartulit tahate? Oi, kui hea! Jah, sobib. Kuidas sa neid kartuleid teed tavaliselt? Näosta peab uuesti ära. Ammustad ja sööd. Aga tõesti ei küpseta neid? Hea küll, ma võtaks ühe kartuli küll. Kas sa oled ka ise söönud täna hommikul? Ja. Mis sa sõid? Kartulit. Noh. Siis on otsustatud. Aga ma võtaks ka mina pestud tahaks kartuli. teada, mis tunne on olla. Tessa, sööme kartulit. Ma liigutan oma käsi ja Kergelt saekartul. ei, ma ei tea soojakartul taga. Anumas, ma ei tea, kas kuskil on mingi anum tormuse juures või laua peal, ei ole vist praegu. Ütleme, et hetkel nähtaval ei ole ühtegi nii-öelda, ei. Okei, aga siis ma lihtsalt, ma tahan teha elemental attunementit ja see ütleb, et ma saan luua elemente ühe jala suuruse ala sisse 1 minutiks. Et ma tahaksin nagu luua vee-elementi ja siis ja siis seda ulatada tormusele, et ta saab seda 1 minuti jooksul juua. Ja ma joon selle ära ja siis... Ma mõtlen ka seda. Ja siis 1 minuti pärast ma kuivan jälle ära nagu lihtsalt. No ma seda tahan Samas, kuna ringuline rett, siis sa näed vastasküljes on, rital on erinevad nii-öelda kruuse ja tassi. Haaran ühe kruusi teen. Ja siis ulatan talle tassi, kus sees on vesi. Ja, ruttu. Ja. Sormus ära, venita sellega, joo. Aga sa tänad. Kuidas sa tegid seda? See on aastate pikkune treening. Ma kergelt võietest Tessa mõne kuluks marjaks ära, eks? Tessa, kui sa tahad seda õppida, ma võin võtta sind enda õpilaseks. Okei. Nii. Kas ma võtan su kontaktandmed ja saadan need oma kirikule? Ma sain aru, et see on klooster. No kloostrisse, jah. Nad ei ole veel... See oli ajutine tõde. Mis see nüüd tähendab? Aga Tessa, ühesõnaga, usalda mind, ma annan sulle juhiseid ja sinust saab ajutise tõe kloostri liige. Kas ma pean hakkama mungaks, et ma ei saa ju väga siit ära minna? Ei, sa ei pea kuskile minema. Peaasi, et sa ütled, et sa oled ajutise kloostri liige ja ütled, et mina olen su mentor. Nii, ja siis nad tulevad siia õpetama mind või? Jah. Lähen avadusi selja taha, vaatan Tessa poole. Teen nii. Näiteks Kalev on üks meie vapramaid liikmeid. Jah. Küll ta püüab endale saada ka õpilasi, aga ta pole veel valmis selle jaoks. Ta on üsna värske liige. Oota, aga ma õpin siis vett looma. Ja sa õpid, tegelikult sa õpid, see on üks võimalus, mida õppida. Sa võid õppida midagi muud, et lihtsalt sinu teekond avaneb ajutise tõe rännakul. Panen vaikselt avalduse käe suhete. Ära ajatele, palun sitta. Võtan käest ära. Ja nõnda näed sinagi. Väga huvitav vesi on nagu. Nagu ära joodud. Nagu peaks. Ikka kurku ju. Ja see on ajutise tõe vesi. Tead, sul keha lihtsalt on niisugune... See vesi on ajutine, jah. Sellepärast ma üritangi sulle öelda, et ära raiskenda aega. Sul ei ole vaja seda õppida, sellepärast, et sa ei saa luua vett niimoodi, et see vesi on ja jääb. See klaas on ka kuiv ju. Vaat kui hästi joodud. Ma saan poole tunni pärast sul uuesti vett luua. See on ajutine. See on ajutine vesi. Aga kuidas see kannuga jääb siis? Kann ja kartul. Sellega pole... Kannus ikka vesi ka. Kartuliid, kõigile kartulit. Ja üks kartuliigile. Meil saab juba palju aega selles kampaanias mingi asjade tellimise. Okei. See on siuke teeninduskoolitus mingi teenindamaailmas nagu kõik situatsioonid. Lapi mingi õla pealt lapi, mässib üle pea, väike silmade ava on olemas. Kus sa lähed?
ta vett tooma. Tessa, sa ei pea las ta vastama. lähe. Sa ei pea vastama, mine. Ai, ma mõtlesin Ja. õue, jah. Situ kaifi, öeldi. Hold the phone, peatage kampaania. Ära situ kaifida. Ära situ kaifi, jah. See. Väga loogiline lause See tegelikult. on, kurat, Tessa testi näete. aga Tessa läheb, ei vasta. ning Läheb ära, ma ütlen teistel ka, üldiselt, ma arvan, et kõige targem oleks teha niimoodi. Me magame siin ja me sööme mujal. Jaa. Sest et niimoodi lihtsam, parem, tervislikum. Tessal on ka lihtsam. Ja Kalev, ma loodan, et teised kohad, kus me sööme, ei käi oma toitu siit toomas. Sest et seal me ootaksime kauem. Jah. Pärast on välja, see on kõige parem restaurant. Kõik teised on. Saab ja ei toogi. Aga jah, väljas on kohutav ilm, kas te märkasite? Liivatorm. Sellepärast ma mõtlesingi, et võib-olla sööme täna siin esialgu. Aga see on hea mõte. Tänavat on kuulda, kuidas Tessa mööda tänavat kõnnib kuidagi varjutas liiva. Seal alumisel seal korrusel, kus me oleme, ja seal on aknad, eks ole ka. Ja, need on kinni vähemalt praegu nüüd juba. Et me ei näe välja. Väljas on liivatorm, teate, mis see tähendab? Kedagi pole väljas. See on bottle episood. Me oleme terve selle sessi oleme ühest toas. Bottle episood. Oota, Ei, aga all on ju see käik. Jah. Kus see läheb? Oota, ma saan aru, et tal on siis mingisugune lemmikloom Purpi. Lähme vaatame ja Porpit ja... Lähme vaata Porpit. Keegi tuleb veel Porpit vaatama või? Mis asi see Porpi? Porpi on Porpi. No seda on raske selgitada, sa pead nägema. Ära muret, seda sõi eile 4 laipa, nii et ei ole hullu. Ajab ennast lauada nüüd püsti. Okei, lähme. Nii, ja kui hakkab purema, lihtsalt lataki. Panen vasta, siis ta ja ütled ei Porpi. Vähemalt Tessa eile tegi niimoodi. Siis ma lähen veel priks järel sinna trepi peale. Aga paneme siis mingisuguse selle põlema või? Selle... Kõige mul meeldib idee Terviku, bottle terviku. episoodist väga. Okay. Siis ma ühinen nendega praegu. Ja lähen ka trepi peale. Et alla kolmekesi. See tõrviku valgus on veidikene teeb haiget. Mis on see tervik nii eredalt põlema panid täna? Võiks olla, vaata, ilma elukogemuseta mängija, kellel ei ole kohmakat olnud. See tõrviku valgus teeb sulle haiget. Ma lükkan ta näost eemale. Porpi! Aga jah, jõuad alla, näha ei ole otseselt kedagi või midagi. Aga vaikselt korraks kuulates on kuulda Porpi! Pimeses seal kaugema tunne seespool järelikult. Kui me tulime, mul jäi mulje, et Tormus ei kuule täna väga hästi, me peame temaga paljamilt rääkima. Vähemalt Glenn karjus ta peale. Kas sul on mingi kuulmisega värk täna või? Tormus, ta küsis, kas sul on mingi kuulmisega värk? Ma teen käega kiire liigutuse, teen prestidigitationit ja manan siin vette õhku siukse väikse fucki sõrme. See ei vastanud mu küsimusele, aga võib-olla ta pärast poole amaneb. Ta on pommaks. Aha. Jaa, ma olen kuulnud nendest. Sa ei ole kunagi... Pole kunagi nii palju joonud. Meil oli kloostris... Päris, et... I've heard about it. Ühesõnaga, lähme siis sinna lurtsimise poole. Just lurtsimise poole ning nüüd valguse lähenedes sa näed seda nii-öelda värelemist sealt poolt ja teie sammude peal tundub, et see natuke liigub lähemal teile. Porpi! Tere, Porpi! Sees pool on näha 4 laipa ja nahk on hakanud vaikselt ära sööbima eri kohtadest. Asi peal üldse nüüd armas. Räägid, et see on Porpi. Anyway, lähme tagasi. Ära katsu teda. Ta sööb kõik ära, mis tal on, aga muidu ta on veits haiseb. Tormus, ära keskendu nende laipadele, keskendu sellele limale, see on Porpi. Mul on... Oota, aga kas on jälle... Ma saan aru, see tunnel on nagu mingi Porpi mingi kuradi pesa või? Sealt ei saa läbi või? Sul jäi mulje praegu, et Porpi tuli kuskilt nii-öelda natuke nurga tagant siit samast tunnelist, aga nurga tagant, et tal on ilmselt käike rohkem kui... Okay. Kas nagu... Siis me eile õhtul kohtusime sellega? Jah. Porpiga? Jaa.
me panime sinna nii palju sitta sisse, siis tuli välja, et see on mingi jumal hull. Ei, aga tuli välja, et kui teed nagu niimoodi, ei, siis ta andis tagasi, Glenni sau oli ja igast ma ei tea, kas see töötab iga kord. Proovime. Ei, lasta seedib rahulikult. See on Tessa loom. Saab niimoodi. See on Tessa lemmikloom. Jaa. Selle sama Tessa, kes... Jaa, see Tessa, kes meile praegu läks süüa tooma. Vot. Aga kas me saame nimest mööda seda käiku? Kuule, aga vaataks, kus see käik läheb. Mitte kaugele, aga natukene. Me vaatame mingi, ma ei tea, veerand tunni 10 minuti kaugus ära või? Sa ei tule? I must tap out, ma lähen üles tagasi. Okei. Vaata, kelle käest tõrvik läheb praegu? Minu käed. Okei. Lähme siis. Me vaatame edasi. 2 sekest käevikut. Teie lähete sõrmust viima. Ma tõmban sealt pisikese osakese seda leeki endale sinna. Siis kasvatan selle natuke suuremaks käe peale, siis lähen tagasi. Jah. Sina liigud tagasi keertrepist ülesse. Fun fact, keertrepp ei ole üldse mõnus, kui sa oled pohmakal. Tase ja targu. Jah, aga meie käevikud lähevad igastes nüüd mööda tunnet ning on näha, et mingi aja pärast kuskil minut või pool minutit umbes kõndimist on näha, et see läheb trepp ülesse ja sealt on kuulda üsna paljud sukest tuuleviisimist ja ilmselt liivatormi ennast. Okei. Siit ilmselt saab siis välja, aga arvan, mis praegu läheb. Torm. Kuidas ma olen mõelnud, ma märkasin, kui me tulime siia, siis paljudel olid selline väga hea riietus sellise liivatormi jaoks. Aga ma tunnen, et me oleks vaja ka midagi sellist. Ja ma arvan, et kohe, kui see lõpeb, lähme otsime seda ja ma arvan, et paari asja on veel vaja neljast leida. Mis sa arvad, kas Tess ainult serveerib toitu ja jooki või ta serveerib kõike, mida me tahame? Lähme tagasi, vaatame, äkki ta on jõudnud tagasi ja siis saab küsida. Jah, lähme. Tavai. Okay. Teie hakkate tagasi liikuma. Te kaks siis olete vaikselt olnud. Mõne pärast tuleb tormus tagasi üles. Kuulge. Okei, on lima. Otses mõttes. Pelbrüks ütles, et me olime loopinud sinna mingit jama sisse. Jah. Mis sellest jamast sai siis? No, sülges välja selle, kui Tessa tuli tagasi, ütles talle, et ei söö. Aga tal olid need 4 tüüpi. Need ta võttis pärast. See lihtsalt me käisime välja idee, et las ta sööb laibad ära, siis ei ole nagu... Siis saab alati mängida selle peale, et meie ei ole kedagi maha löönud, et see porpi või torpi, mis ta nimi oli, et see sai nad kätte. Või et lihtsalt laipadest lahti saada ka, puhtalt see ka. Okei. Aga see tähendab muidugi, et hea oleks, kui järgneva 4 päeva jooksul keegi neid poisse otsima ei tuleks. Saime me teada, kes nad olid või... Leidsime ainult mingid võtmed. Jah, me saime võtmed ja siis neid nimetatakse hästi huvitav nimi nagu kodanikualgatus. Ja siis nad ajavad siin asuras omi asju. Siukseid, kuidas ma ütlen, musta businessit. Okei. Kas mul on võimalik vaadata sealt nende kinni löödud aknalaudade vahelt kuidagi välja? On seal mingisugust pilu? Üleval magamistoas oli seal... Nojah, aga ma praegu olen all. Sorry, ma ei ole üldse seal, ma olen tunnelis praegu. See on meie kuulamine. Selles mõttes mõtleme niimoodi, et on akned võib-olla ja luuke, mis võib-olla on nii hästi enam paigas. Seega on võimalik võib-olla vahetab näha mingitest piludest, mis tähendab ka, et saab veits liiva sisse. Okei, aga ma üritan siiski nagu veits piiluda õue. Näha, kas tänavatel liigub inimesi. Okei. Väljavaatus ütleme nüüd, et tundub, et enamikud aknad, mis veel möödunud öö olid veel aknad, on nüüd kaetud mingite
plankudega ning liikumist sa ei... Number perception. Um, 15. 15, okei. Esmapilgul paistab, et tänavad on täiesti tühjad, ju siis rahvas teab, et praegu siuke lumepäev. Aga natuke nii-öelda ringi vaatas, üks jääb silma, üks väiksem kogu jääb sulle silma, mis liigub mööda tänavaid mütsist, võllurimütsist kinni hoides, justkui tõmmates ja tundub, et siuke kas käbiku või gnoomi nii-öelda mõõtu ja liigub vähemalt suunas, mis tundub olevat kõts. Ja siukses... Võlurimütsist, jah? Jaa, siuke nii lumivalge, kui saab enam olla, kui sa oled liivatormis, siukses rõivastuses. Ma siis ütlen, et mul on tunne, et siia tuleb just klente juurde. Vot siis. Jah. Okei, aga midagi muud tänaval veel mulle silma ei jää. Noh, ma ei tea, mingid majad, kas seal on äkki, ma ei tea, üle tee mingid poed või asjad või mingid sildid. Selles suhtes te olete võrdlemisi lähedal küla või linnamaast ühele keskplatsile ja seal, silti järgi, nii palju kui sa tuvastada, on sepikodasid läheduses suundas, kuhu sa vaatad. Nagu keskplatsil või? Keskplatsi lähedal, jah. Kas meie kõrts on siis nagu keskplatsi ääres? Ta on ühes nagu neist tundub olevat nii-öelda 2 kihti keskplatsi nii-öelda hooneid. Te olete välimises kihis põhimõtteliselt, eks mitte nagu platsil, aga siuke nagu secondary platsipaik on teil. Okay. Ja nii palju, kui sa näed ümberringi ongi, et on sepikojad, on ka mingi... Okay. Ei, ma ei arvagi, et nagu ma tahaks skautida ümberringsid, sest ma vaatan läbi ühe väikese pilu, et heal juhul, ma ei tea, vastas maja... Kus tuleb liiva aktiivselt. Jah. Skaudid sealt 200. Aga tundub, et see on nagu nii-öelda kommertsrajoon, vähemalt see sektsioon, kus te olete praegu. Et elumajas, kui niimoodi sa ei vähemalt arvada, et sa ei näe ühtegi. Okay. Siis näen sepikoda? Ja. Kuidas ma aru saan, et see sepikoda? See on väga lihtsate siltidega nii-öelda ära indikeeritud. Mis sildi peal kirjas on? Kirka. Okay. Selle ja alasi. Jõuame sinna alt üles. Enne kui meelest, ma tahan suust asja öelda. Pelbriks ma hakkasin mõtlema Kalevi venna peale. Nagu ma võiks mõtle. Ja mul võitis mingi loogika, et Tessa ütles, et Oolok oli selline, nimi, mis kaitses tema kõrtsu ja kodanikualgatus ei julgenud nagu siia tulla. Aga siis kodanikualgatus palkas Ooloki ja siis nad tulid seda kohta põlema panema. Tundub väga huvitav nagu suhete konflikt selles olukorras sees. Aga ma ei tea, mida sellest arvata. Ja ma ei taha Kalevit muretsema panna. Selle võib-olla see on mõttetu mõte, nii et... Kuule, see ei ole üldse mõttetu mõte. Aga mõtlen, kas seda peaks Tessalt küsima või grupiga arutama? Ma ei tea. Ma ei taha lihtsalt panna Kalevit muretsema. Kurat, sa oled ikka nutikas vahepeal. Ma isegi mõelnud selle peale. Ma ikka mõtlen, kas ma olen nutikas mõnikord. Ja siis jõuame jõuame sinna, ma ikka mõtlen vahepeal, kas ma olen nutiks sellega üles. Aga te jõuate ülesse ja sina jagad informatsiooni tol hetkel neile, võib-olla 3. Ainult seda, et keegi tuleb? Jah, just. Ning ütleme niisuguse... Seda, et me välisperimeetril oleme, seda me ei ütle. Okei, et ta lendada asju, muidugi. Kaardid oma taskus, muidugi. Aga miski see väikse aja möödudes on kuulda välisukselt. Koputust. Madalat koputust. Madalat heli või madalale koputati? Madalale koputati. Ja helil ja madal. Ma teen ukse lahti, kuna ma seal vist lähedal olen. Okei, teed uks lahti, koheselt liiva lendab igas suunas sisse, ka tuppa igale poole ja seal sulle nii-öelda juba nähtud nii-öelda siluett. Teile kõigile nüüd on näha üks siuke
põluri rõivestuses, magistraat rõivestuses, valges rõivestuses väike käbik, gnoom, lame. Käbik gnoom? No gnoom. Käbik gnoom. Ma ei näe värvi. Okei. Ta ei ole käbik? Ta on gnoom. Ta on gnoom? Okei. Käbik gnoom, ei. Kas võib sisse tulla? Ja tule kiiremini. Kas, nagu kas, ma ei tea, kas me kohe tunneme ära, et on kõrgmagistraat või kuidas see on? Ütleme, et noh, teie 4 ütleks niimoodi väga, väga kindlalt, te teate nagu seda, noh, magistraadi puhul enamjaolt on hästi äratuntavaks, ongi see nii-öelda võlurimüts. Okay. No, see on nii ikooniline ja noh, see matchib selle kuvandiga. Sellisel juhul, kui ta sisse astus. Kui ma oleksin seda vaid teadnud, et ta magistraadist on enne. Jätan ta, ma jään nagu leti varju või leti taha jään seisma. Ja see uks pandi juba kinni, on aru, jah? Ja ukse ümber on väike liivapaip. No tervist! Mis siukese ilmaga siis välja viis? Tõi. Mis siin ikka ilus ilm, päike paistis, meeleheide, lootus, ma ei tea, võtame ühe neist. Olete siin uus või olete juba pikemat aega siin aega veetnud selles lahvas asulas? Tessa juures? Jah. Olen käinud mõned kord ikka. Ei. Kes siis siin ei käiks? Jah. Ja siis kõrgmagistraat, jah? Võtab mütsi peast, raputab pliiast puhtaks. Jah. Mitte päris. Enam mitte. Enam mitte, mis siis juhtus? Ma tulen leti tagant välja. Tervist. Tere. See on käsu alles. Kuidas nüüd öelda? Meie teed läksid lahku. Või nende tee jäi nagu oli ja minu teel, et aeti ära. Mis su nimi on veider mõõras? Haaron. Haaron! Ma olen Belbriks. Kalev. Kuidas sa kirjutad seda? Korrektselt. Seda mõtlesin mina näha. Haaron. Jah. Holger. Kuidas Haaron kirjutatakse? Okei. Õigesti. H-A-A. R-O-N. No juba on kuradi 2 A-ga, mida F-il on? Haaron, kas võib pakkuda sulle Tessa tinktuuri? Ei. Sa oled seda joonud? Jah, kõik jõuavad seda vähemalt 1 korra. Tormus jõi seda mitu korda. Kuni 1 korra. Oi. No, eks me kõik õpime vigadest. Mis te siin... Kus Tessa on? Tessa on... Toob hommikusööki. Sihukese ilmaga. Teeb hommikusööki. Ei, ta nõudis. Mis ta... Ta nõudis, et me sööksime midagi. Ahah. No, loodame, et jõuab tagasi. Et ise mõtlesime ka selle peale. Võta isted, mis sa seal passid? Jah, ei, väga hea. Uued näod. Meil on samad, mis kogu aeg, aga võib-olla te ei ole näinud neid, jah. Kahkis see sama näid. Sa räägid parem lihtsalt. Aga Belbriksil on uus soeng, selles mõttes võib olla hea tähelepanek. Väga kena. Ainus, kes siit märkas. Nukiga vastu Kalevi. Kalevi, sa pead olema tähelepanelikum. Belbriksil on uus soeng. Et ta on kogu aeg perception. Ta tegelikult teadis, ta lihtsalt meelega või... Lähen Amadeuse poole, ütlen, et soeng on vana sitt uues kuubes. Ära seda talle ütle. Vana sitt uues kuubes. Uus sitt vanas kuubes. Ei, ma ei kuulda, see on nii kui... Selles mõttes loodan, et nagu see ei ole midagi imelik, et tegelikult tulingi teid otsima. Meid, kes oleme meie? Me ütlesime oma nimed. Jah, meid. Ja, tere. Kes oleme meie? Pigem
eile õhtul Tessa väga paljult rääkis seal sadama kandis, kui ta kala käis toomas uhketest külalitest ja Volkenheimist. Seiklejatest. Seda uudist. jah, see. Rääkis tõtt. Muidugi. Millist tõtt, mis ta täpsemalt rääkis, et... No, et rändurid ja seiklejad ja võib-olla kangelased. Kangelased? Ma ei tea. No see on võib-olla Tessa liialdus. Ta teeb seda. Aga jah, Volkenheimist olema. Volkenheimist, jah. See on ammu käinud. Aga ei, ma jah, just seepärast tahtsingi teid just juba leida, et paksite huvi, et mis teid siis toob? Laev. Oli nii lähedalt ise teha seda sama nalja. Meil on nüüd. Kes on? Ja ilus ilm või midagi sellist. Liivarannad, kuulsad. Meil on väga lihtne, tegelikult asi on väga lihtne. Me tulime siia, või sa mõtled, miks me üldse Lusiitias oleme? Jah. Selles mõttes? No kui miks ikka peaks keegi tulema Lusiitiasse? Maailmakuulus draakoni skulptuur. See on päris, okei, jah. Ja kohalikud söögid ja joogid, on ju, tormus see Tessa, legendaarne, Volkenheimis kuulsime selle kohta ka. Tormus reklaamis meile, mida sa reklaamisid Tormus meile, mäletad, sa rääkisid meile väga, kirjatasid väga see, mis siin toimub, vaata, sa rääkisid, mäletad sa? Tormus sa see laul. Me oleme värbajad. See festival, jah. Me värbame laevale seltskonda. See laev, millega me tulime. Vastu küsimus, kui me siin Tormus, Trockenberg, teie teenistuses. Seda ta on. Vastu küsimus selles mõttes, et... Selle teenistuses olnud päevani. Kui teie tee viis teid kõrgmagistraadiga eri suundades, siis miks te seda mütsi kannate ikka? No, eks see lootus, et äkki mu tee viib tagasi mind nende ridadesse. No väga kaugele jõudnud lihtsalt, nagu võib-olla ürbiski näha, siis mul isegi ühtegi värvi ei antud. Sa oled siis noovits. Noviits. Ma olin noovits. Nüüd olen noviits. Nüüd ma ei ole enam midagi. Nüüd ma olen välja visatud. Mis sa siis tegid? Mis juhtus? Teed läksid lahku lihtsalt. Lihtsalt akadeemilised eriarvamused. Ta on nii tüütu, kui need asjad ette tulevad. Kellel õigus oli? Sul. Tahaks nii loota küll, aga... Mis teemal, kui küsida tohib? Jah. Mis teemal? Arusaamatused? Jah, lihtsalt siuke väga lühi paari sõnaga. Lihtsalt akadeemilised õpetamismeetodid. Aga ma ei kiitnud heaks, mis nad seal teevad ja nemad ei kiitnud heaks minu osalemist enam. Aga, ja miks ma teid otsisin? Kui ma ennast tõestan, leides midagi, võib-olla teil on peale toidusöögi ranna joogi Tessa. Midagi veel, mis teid otsima tuite, et võib-olla ma saan ennast siia külge hakkida ja noh. Ma arvan, et me ei ole väga... kuidas seda sulle nüüd öelda? Ütle, kui asi on? Me ei vii sind kuidagi kõrgmagistraadi või tähendab magistraadiga taas ühinemisele lähemale. Aga kas see asi viib, mida tahab leida äkki? Ei ole meil mingit asja, mida leida siin. Jah. Anna andeks, et sa nii pika tee pidi nüüd meie juurde tulema, et nende pettuda. Ma siin samas lähedal olen. Ei. See on teekond, ma võin ka pärast tagasi tulla. Ei, aga te võite ju rahulikult minna ja liituda Punase Leidi võimsa kaaskonnaga. Kes äkki... on? See on see laev. Et neil päris lahedad seiklused võib-olla. Seiklustel midagi avastate sellest, mis viib teid siis kõrgmagistraadi noovitsi tasemele tagasi. Hea meelega ei lahkuks Lusiitest, aga see mõte. Aga tegelikult, kui ta mainis, et ta otsib midagi,
jaa. Siis äkki sa räägid, mida sa otsid, äkki sa avaldab meile huvi. Jaa, mu põrna aimugi. See on hea algus. See raskendab otsinguid. Jah, selles mõttes, kui ma teaks, mis ma otsin, siis ma arvatavasti leiaks ülesse. Või siis keegi teine leiaks selle enne mind, aga kui ma leian selle midagi, mida võiks leida, siis ma saan tagasi arvatavasti ennast kuuli. Ja. Nüüd ma saan aru, mis toimub. Ja, olgu. Nii et teil ei ole praegu midagi. Me praegu midagi ei otsi praegu küll. Aga äkki tekib midagi? Tulen tagasi äkki mingi aja pärast. Kas selline asi kõlab sulle hästi, et viimasel ajal on täheldatud vähemalt Volkenheimis seda, et avanevad portaalid, kus kohast kuskilt paralleeluniversumist sisenevad indiviidid ja mõned inimesed tulevad siia meie sekka korraldavad. Oled midagi sellist kuulnud? Kas see kõlab põnevalt su jaoks? Pole kuulnud, kõlab põnevalt. Kas sa tead, kus need leida? Volkenheimis. Tead, ma annan sulle midagi, mis võib-olla sind nende samade teemade otsingul võib aidata. Ja võtan enda kotist välja selle ise tehtud sinise kaelareti. See. Seda me otsisime väga pikka aega. Ja võib-olla on seda kuidagi sulle kunagi kasulik. Usalda meid. Kust? Volkenheimis jalutasid ringi lihtsalt. Volkenheimis jalutasid ringi sellised indiviidid, kes seda kandsid. Nad andsid selle rätiga üksteisele märku, et nad on sellest teisest kohast pärit. Sellepärast, et nad varrisid ennast maagiaga teiste eest. Nad nägid lihtsalt teistsugused välja. Aga kui te nüüd selle ära võtsite, siis te... Jah, aga mõtle, kui sa selle endale ümber viskad, siis äkki mõni astub ise ligi. Niimoodi juba otsisid küll igast asju ja mõõtsid. Ja nad mõõtsid väga palju, jah. Kes nemad siis olid? Sinirätid. Oli ju. Ega meie ka väga palju kaugemale jõudnud sellega. Jah. Probleem oligi selles, et me tegelikult jäime nagu inimestele ette meid kästi siia tulla. Kes see siis niimoodi käskis? No see oli see. Varaste gild. Just, jah. Nad palusid, et me ei segaks niigi kuumaks läinud suppi seal Volkenheimis ja lahkuksime. Aga lihtsalt sa peaksid kiirustama, sest magistraat juba tegeleb sellega. Ja kui sa enne neid selle kätte saad, siis seda magistraati, kuidas nad tahavad sind tagasi. Ja nüüd see samune punane leedi. See laevkond läheb tagasi Volkenheimi? Ma arvan, mingil hetkel ikka. Kui sa Volkenheimi tagasi peaksid minema, siis kui sa kohtud sükse inimesega nagu Minier, siis saada minu poolt perse. See on nende omavaheline nali. Ta saab aru. Võib-olla ei aita teda... see on parool. See on parool. Ta võib-olla annab sulle informatsiooni. Grupikoosolek. Grupp kogunege. Haaron, tule sina ka. Nii. Proovin varjatult öelda siis nagu tasin Haaronist nagu rääkida. Haaronist. Kas ma äkki pean astun eelmine? Jaa! Okei, see oleks päris korraks lihtsalt. Nii, mida? Mõtlen, et kas me tahame talle halba soovida? Mina talle? Ta tundub täiesti normaalne. Väga tore inimene. Et me teeme... Aga kus me ei tea? Kus me ei tea, et ta reaalselt ongi kõrgmagistraat ja tahab meile täielikku jama praegu. Siis lihtsalt ma arvan, et kui ta oleks kõrgmagistraat, siis ei kõnnista võib-olla nii rahulikult siin tänaval ringi inimesed. Kui ta räägib, et ta elab siin, teha ütseile, et see linn... Magistraati siin põhimõtteliselt ei ole. Käi avalikult magistraadi viiatiga ringi, tundub natuke liiga otsene. Kui inimesed sind ei tea. No samas ma võin ka kokku rääkida. Ma olen Volkenheimi kuningas ja ma olen siin lihtsalt puhkuse praegu.
miks sa seda varem ei rääkinud? Ma oleks hoopis teistmoodi ma seda. ilmselgelt ei ole. Aga... Jaa, see oleks väga hea kattevari. Igastahes, ma räägin, et alati on see võimalus. Jah, aga kui tundub tuleb välja... Las ta tõestab, jah? Ja kui tuleb välja, et ta on tõepoolest kuidagi ikkagi magistraadiga seotud, siis tõmbame ta ihu alasti, seome ta suu lahti, paneme ta liivatormiga, et see ei pea kaua vastu. Ühesõnaga, Haaron, sa oled kõike kuulnud, et siis räägi. Jah, räägi. Nii, mis? Kuidas me teame, et sa päriselt oled kõrgmagistradist? Arvad, ei kuulnud seda taas seemale? Jah. No, okei, ma mõtlesin, et Kalevit oli niikuinii kuulda, aga... Tiny boy. Kuidas, meil tekkis küsimus, et kuidas me teame, et sina oled päriselt kõrgmagistradist? No ma päriselt ei ole. Või et no üritasid sina? Äkki sul oli lihtsalt väga hea õndleja? No see, jah, see on... Ei. No, samas ütleme niimoodi, et kaelast väikse amuletikese välja, mis mingi erinevad sümbolid täis mingid geomeetrilisi, väga sarnane nagu see magistraadimaja seal Volkenheimis väljaspoolt. Sükest asja kõikidele jagata, see on sisseastumise nii-öelda märge. Ja sa praegu oled siis nagu justkui enda sisseastumise eksamil? Oi ei, ma üritan tagasi saada. Eksamitele? No, ma ei tea, kus kohast ma alustama pean muidugi. Ega ma kaugel jõunud. Aga kui sul ei ole nagu midagi selle vastu, äkki sa räägid, kuidas sul läks või miks sa välja visati või kuidas see pärast see amulet ikka sinu kätte jäi või et miks sa nüüd nii kaugel oled siit või midagi lihtsalt otsast kuskilt lühidalt midagi. Vau, okei. Te enne paksite seda tinktuuri? Mina? Ja, ma võtaks küll nüüd. Turnina ronin ja tegelen sellega. Aga kui jook on ära valatud, jutt algab, siis meie jutt praeguseks lõpeb ja jätkub järgmine kord. Jama. Nüüd ei teagi. Nüüd peab tükk aega ootama. Peab vähemalt 2 nädalat ootama. Kuradi cliffhangerid. Aga... Parem olgu hea jutt. Kui see nüüd on pärast, kui see on nüüd halb jutt, siis... Siis ma ei tea. Siis ma ei tea. Siis see selgub alles paari nädala pärast. Siis tuleb skipida enne osa jutt. Nii, aga aitüma kuulamast, aitüma olemast, aitüma mängimast, aitäh mulle. Pole tänu väärt. Ning meie jutt siis, meie lugu jätkub enne kord. Adidas. Tšau. Adidas.